Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 17. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu tavaks on saanud, salvestame seda Pärnu huubis. Täna räägime ühest sündmusest, mis on ees ootamas juba pühapäeval, üks ilus kontsert. Aga millega täpsemalt tegemist on, kohe uuringi. Tere tulemast segakoori püüapäeva dirigent Kadri Keskküla. Tere hommikust! Kadri, minule teadaolevalt on pühapäeval Raeküla Vanakooli keskuses üks ütlemata oluline sündmus, sest et ma saan aru, et üleliia palju selliseid, kuidas nüüd öelda siis, eriseadeid võib-olla ei tehta, nii palju kui ma olen aru saanud. Aga võib-olla ma ei ole üldse õigesti asjast aru saanud, kohe uuringi. Alustame siis algusest, mis pühapäeval ees ootamas on ja mis selle nii eriliseks teeb? Pühapäeva kooriga proovime ette kanda Rannapi ilusa maakantaadi tervikuna. Et siis sügisel, kui me siis mõtlesime koorile plaane seadsime, siis tuli selline igatsus võtta ette midagi suuremat, et mitte teha kontsert, kus on siis üksikud lood ja neid kuidagi ritta sättida ja kuulasin ühte ja teist ja erinevaid plaate, erinevaid esitusi ja siis kuidagi ikkagi tekkis tunne, et võiks seda Rannapi ilusat maad kooriga teha. Ja kui ma siis hakkasin uurima, et kust saaks nooti, siis selgus, et seda nooti üldsegi ei ole ilmunudki. Ja pidin siis ühendust võtma kooni Rannapi endaga. Ja Rein Rannap oli väga rõõmus, et keegi tunneb tema teoste vastu huvi. Ja siis ütles, et tema kohe hakkab seda nooti tegema. Ja siis algas meie vaheline kirjavahetus. Nii, mis oli siis tegelikult hästi selline intensiivne, sest temal muudkui tuli mõtteid juurde, et nüüd võiks siin ikka seda muuta ja siis võiks ikka siia panna selliseid asju. Ja et te teete kooriga, no paneks ikkagi sellele koorile suurema rolli. Nii et lõpuks siis saigi tegelikult täitsa uus selline versioon, mida ei olegi tegelikult veel mitte kunagi sellisel kujul siis ette kantud. Ja ongi siis, kes on sattunud kunagi kuulama siis kosmikute varianti tervest sellest kantaadist, et siis seal on justkui solisti rohkem kuulda ja koori natuke vähem, aga meil on siis kooril natukene rohkem laulda. Nii et selline vägev asi tuli täitsa kogemata. Aga miks just Rein Rannapi peale mõtlesid selle kantaadi peale või lihtsalt sattus? Just suvel tegelikult ju oli laulupeol mõned osad sellest kavas ja siis oli juttu sellest, et Rannap ka suviseks laulupeoks tegi uue versioonid, kogu aeg on siis teatud osi ette kantud, nüüd ta tahtis valida midagi muud, et see on ju täitsa tore kantaat, et seal on teisi häid osi ka, valis teised osad välja ja ma laulupeol tegelikult korra juba mõtlesin, et tegelikult miks ei ole nagu eriti kantud ette seda tervikuna. Ja kuidagi nende erinevate asjade võrdluses, mis mul siis siin ette sattusid, ikkagi kuidagi tundus see tore mõte. Ja lisaks ka veel see, et aeg ju klappis, et on vabariigi aastapäeva eelne ja tegelikult siia kanti me ju plaanisime oma kontserti teha, et siis tegelikult on ju väga hästi Isamaa teemaga seotud. Ja kuidas nüüd siis proovid läinud on, kas tänaseks, nüüd kui kohe on tulemas, on täitsa viimistletud kõik? No me ikkagi saame teha veel eelmisel päeval enne kontserdipäevi ka proovi, sellepärast et bänd on meil tulemas siis suuremas osas ikkagi väljaspool Pärnut, et meil ei ole sellist võimalust, et me teeksime iga proov bändiga proove. Nii et kõik kokku saame ikkagi veel pusida sellel samal nädalavahetusel ka, aga publik ei pea muretsema, me oleme valmis. Kes siis veel lisaks teile esinemas on? Solistiks on meil Aksel Madis Verlin, saatebändiks on Kevin Lilleleht, Siim Siimer, Mattias Tirmaste, Oliver Kaljula ja siis Pärnu muusikakoolist Indrek Oselein, kuna seal on päris suur klahvpilli hulk, et siis oli vaja koguni 2 klahvpillimängijat. No kes ei ole veel jõudnud segakoori püüapäeva Facebooki lehele, soovitan tulla. Ise käisin ka uudistamas just teile.
väga vahva, ütleme siis reklaamklipikene on tehtud selle esituse jaoks ja selle kontserdi jaoks nagu tõesti väga muhe ja kaasahaarav. No meil on selline väga omanäoline, ma kujutan ette, päris omanäoline Pärnu kontekstis koor. Sest meil on suhteliselt pisikene number keskmist vanust, et selline erinevates vanustes inimesi küll on, aga selline tooni annab selline nooruslik särts, kellel on täitsa omamoodi huumorimeel, mis mulle tohutult meeldib. Et eks sellepärast mulle meeldib ka seda koori teha, et seal on sellised väga ägedad inimesed koos. Kunas püüapäev alguse sai? Püüapäeva sai alguse 2012 äkki, sest me oleme käinud nüüd 3 laulupeol. Ma just guugeldasin seda ja uurisin, et millal me siis lõpuks kokku tulime. Ma arvan, et 2012 ikkagi on õige arv, jah. See on päris pikalt juba. Jaa, aga ta ongi meil selline huvitav koor, et kuna meil on siis tegelikult inimesi käib koos üle Eesti, et siis meil ei ole võimalik teha iganädalaselt proove, et meil ongi laululaagrid ja siis on sellised pikad nädalavahetuse laulupäevad ja siis tuleb niimoodi hakkama saada ja siiamaani oleme saanud. See on tõesti eriilmeline. Mulle tundub, et see ei ole väga tavapärane koori mõistes või on, kuna me ise pole kooris nüüd peale keskkooli olnud, siis see tundub hästi põnev lähenemine ja lahendus olevat. Eks ta on natukene ka keeruline oma elusid sättida niimoodi, et sa saad tulla ja saad sõita. Aga kokku ongi jäänud ja toonud sellised inimesed, kellel on motivatsiooni tulla nendeks koori laulupäevadeks. No teil on päris palju rahvast, vähemalt pildi pealt ma vaatasin, mis teil on Facebookis. Et... Meil on nimekirjas on 53 inimest tegelikult sellel hooajal, natuke igal hooajal muutub see arv, ma olen nagu teisteski koorides. Et aga kontserdil jah, ei saa kahjuks kõik osaleda, et kes on siin purjetamas Kariibidel ja igasuguseid tegemisi tuleb ette. No see on loomulik elu osa. Ma arvan ka. Ja. Aga rääkides nüüd üldiselt laulmisest ja siis koori laulmisest, et kuidas nüüd võib siis öelda, kas saab igast ühest laulja või ei saa, et ma olen kuulnud nagu nii ja naapidi. No mul on nüüd niimoodi kahe sellise erineva töökogemused teile jagada. Ehk siis tegelikult millegipärast mul juba algusest peale, nii kui ma muusikaõpetajana tööle asusin, mul oli selline sisemine tunne, et koolis töötades iga laps, kes tahab koori tulla, ta peab saama seal kooris laulda. Ja kuidagi moodi vaikselt ma hakkasin ise omandama neid nippe, kuidas tegelikult aidata kõiki inimesi. Et eriti suur vastutustunne oli ju gümnaasiumi noormeeste ees, sest kui nad on nüüd julgust kogunud ja põhikoolis häälemurde tõttu pole pikka aega laulnud, et siis ongi neil väga raske, aga kuidagi ise juba kujunesid mul välja mingisugused nipid ja trikid, millega tegelikult aidata neid viisi pidama. Ja nüüd ma olen juba 5 aastat siis töötanud VAF laulukoolis ja VAF laulukoolis võib-olla olete kuulnud, on isegi olemas viisipidamatute kursus. Ei ole kuulnud, issa kui äge. Ja Pärnus siis olen mina selle õpetaja ja see metoodika, mis seal on, andis veel nii palju nagu nippe juurde, et kuidas siis tegelikult inimest saada paremini viisi pidama. Et tegelikult ongi see ju kõrva ja lihaste vaheline koordinatsioon, see viisi pidamine ja kõik on treenitav. Et ma ei ole tegelikult kohanud ühtegi inimest, kes soovib laulma õppida ja ei suudaks seda. Teatud tasemel kõik inimesed suudavad laulda, et loomulikult kõigist ei saa Montserrat Caballesid, eks ole. Nii, aga selles mõttes, et julgen kaasa laulda, kui sünnipäeva laulu kuskil kollektiivis lauldakse ja julgen ka mõne karaoke õhtu teha, võtta nii palju tegelikult suudavad kõik, et ja kuidagi selline töö, et koolis on kooris koos kõik nagu need, kes täitsa nullist alustavad, kuni nendeni, kes on laulnud juba tiitest saadik
et siis see kuidagi see üksteise toetamine, üksteise mõistmine, see tegelikult loobki väga-väga hea õhustiku tegelikult ühe koori jaoks. Et ma ei ole pidanud oma selles kõige esimeses intuitiivses mõttes pettuma. Jaa, aga kuidas siis need tehnikad on, et ma mõtlen, et noh, ma arvan, et ma võib-olla natukene oskan laulda, aga samas ma nagu tean, et see minu nagu laulmine jääb kuidagi siia kurgutasemel kinni, et ei lähe nagu sügavamale, eks ju. Et kas sellist asja on ka nagu võimalik nagu õppida, õpetada või kuidas sellega lood on? Neid asju just saabki õppida. Et tegelikult asi on tehnikas ja eelkõige, kuidas ma oma lihaseid siis oskan koordineerida, kuidas ma lihaseid oskan kasutada, et need aitaksid laulmisel. See on tegelikult harjutamine. Ühel korra, kui ma selle kätte saan, selle tunde, et siis sellest veel jääb väheks, et tuleb treenida ja õpetaja käest tuleb võtta need nipid, et kuidas ma siis harjutan. Aga ma pean ütlema, et Vahvlaulukoolis ka vaadates, et tegelikult enamasti on tegemist hoopiski psühholoogilise probleemiga. Kellelegi on kunagi lapsepõlves öeldud, et ära sina küll enam homme mudilaskoori tule. Või siis kodus ema ütleb, et ära sa küll laula, sul on elevant kõrva peale astunud. Ja see jääb meile siia kuskile kahe kõrva vahele kinni, mis tähendab, et nii kui kuskil tekib laulmise hetk, siis tekib hirm, see blokeerib lihased, mul ei saagi lihased tegelikult aidata midagi teha. Ja see täiskasvanuna lihtsalt järjest süveneb, et mida nooremana sellega tegelda, seda kiiremini tuleb tulemus, et neil on palju vähem nagu siin peas neid segavaid faktoreid. Kui on lapsepõlves või kuskil siis nagu nooruki eas sellist laused kuulnud, eks ju, et ma olen ka hästi palju saanud just inimestelt sellist tagasisidet, et nad ei julge just selle pärast laulda, et nad nagu kardavad, et on ju niimoodi öeldud, eks. Et siis kuidas siis sellest psühholoogilisest plokist lahti saab, et kas see ongi siis seesama nagu tehnika õppimine ja julgustamine või et kuidas siis inimene nagu sellest hirmust üle saab nii-öelda? See on ikkagi väga individuaalne, et kõigepealt peab olema soov, et ma saan sellest hirmust üle, et ma tahan laulda. Ja võt seda tehnikat ma ei kujutagi nüüd ette, et kas nüüd üksinda oskab teha, oleks vaja võtta paar laulutundi, et aru saada, mida ma siin harjutama hakkan. Et sellised inimesed, kes duši all rõõmsalt laulavad, on ju mujal ei julge. Selliseid võib-olla ei ole vaja õpetajal aidata, et seal piisab, kui keegi pereliige ütleb, et kuule, et sul nagu duši all kõlab päris hästi, et siis tule laula väljaspool ka. Aga kui on nagu kuskil sügavamal need mured, et siis on ikkagi vaja natuke professionaali abi. Aga jah, et kõige olulisem on võib-olla ikkagi see, et need lapsed jõuaksid sellise muusikaõpetaja juurde, kellel oleks ajaressurssi ja tahtmist aidata, sellepärast et ütleme ausalt, et muusikaõpetajal on kindlasti lihtsam võtta need lapsed, kellel juba kõik olemas on, eks ole. Ja siis töötada nendega, tulemus tuleb kiiremini, aga kui õpetaja viitsib tegelda kõigiga, et siis on väga tänuväärne töö, sest nendel väikestel lihtsalt tuleb ta kohe palju rutem. No see sama psühholoogiline mure, eks ju, et mulle tundub, et see võib-olla on rohkem selline vanema aja lause, mida öeldakse lastele või kuidas praktika näitab, et kas tänapäeval ka ikkagi on nooremates inimestes seda hirmu just, et on kusagil laulukooris nagu öeldud, et ära nüüd see on nii sage probleem, et ikka veel täiesti kohutav. Nii vana asi juba, et me oleme nagu üles kasvanud ja nagu teadlikumaks saanud, et see mõjutab äkki ikkagi. Jah, aga ma muusikaõpetajana mõistan seda, sellepärast, et laulupidude repertuaar on läinud nii raskeks ja kui ma tahan kooriga laulupeole saada, siis see on meeletu töö. Et selles mõttes õpetajal on ka vastutus, et me sinna peole saaksime. Et hästi palju aitab, kui on olemas koolipoolne toetus, eks, kui antakse sellisel ajal muusikaõpetajale lapsed kätte, kus kõik lapsed on vabad, mitte et õpetaja ei pea tegema 3 lapsega ühel vahetunnil ja 5 lapsega teisel vahetunnil, et see kooli ja juhtkonna poolne tugi ja see mõistmine, mis töös on, see on tegelikult pool võitu ja siis juba õpetaja jaksab ka natukene rohkem.
et ma saan aru, et millest see tuleb, et ma lihtsalt võtan need lapsed, kes juba suudavad ja saavad, eks ole, sest repertuaar on nii raske. Aga samas laulupidude vahepeal on ju ka need aastad, kus sa saad ise valida, saab lihtsamaid lugusid võtta, et võimalused on, aga jah, ma siin ei saa nagu kellegi peale ei taha näpuga näidata, sest et koolid ja olud ja milles inimesed töötavad on nii erinevad, et igaüks peabki tegema oma valikud. Aga mis sind motiveerib ikkagi õpilasi kaasa aitama? Ma ei tea, mul on lihtsalt vist, ma olen selline inimene, et kuidagi see on minu jaoks nagu palju olulisem see protsess, et mind kuidagi ei huvita see, et ma mingisugusteks konkurssideks tegelen tippudega, vaid muidugi mulle lihtsalt sobib see, ma naudin seda sükest nokitsemist nagu igaühega, kes tahab, et kõige olulisem on see, et see inimene peab ise tahtma, ega see ei hakka laulma, kellel endal soovi ei ole. Aga kes soovib, on ju, et siis on hea, et ma tunnen, et ma olen kellelegi kasulik. Aga ise, kuidas jõudsid muusika juurde? Kui nüüd vaadata täitsa tagasi, ma ei tea, võib-olla lapsepõlve, ma ei tea, kui kaugele? Mul tegelikult ju ema ei laulnud üldse kodus. Kasvasin ainult emaga, et siis ma tean küll, et isa vist mängis akordionit ja laulis, aga ma seda kunagi kuulnud ei ole. Nii et ma ei tea, kus see on, ilmselt suguvõsas mingid geenid on, sest vanatädi oli mul Valjala kirikus orelimängija ja koorijuht, et siis kuskilt midagi seda tuleb, aga et otseselt keegi kodus oleks nii väga laulnud. Aga mind inspireerisid oma klassikaaslased, kes läksid väga varakult muusikakoolis, ma mõtlesin, et ma tahan ka. Ja siis läksin ja kuidagi siis niimoodi õppisin seda klaverit seal Kuressaare laste muusikakoolis ja ma tegelikult muusikaõpetajaks nüüd küll saada ei tahtnud, kui ma ei mõtle. Ma läksin muusikaakadeemiasse sellepärast, et ma tahtsin muusikat õppida, aga sinna ei olnud võimalik muule erialale kohe pärast laste muusikakooli minna kui ainult siis muusikapedagoogikasse. Aga jah, sealt jälle hakkas kuidagi jälle see praktikatelt hakkas nagu tunduma siis ikka mõnus paras väljakutse. See klassi ette minek, nii et kuidagi vaikselt niimoodi. Aga nüüd te täna, kui tagasi vaatad, et kui oleks praegu laual valik, et kas muusikaõpetaja või miskit muud, mis mõtted oleksid? No minu arust see on siiamaani on kõige parem amet. Ei ole paremat ametit. Sealt tuleb nii palju energiat tagasi, et rohkem kui sinna sisse panna. No muusika õpetamise juures on ikkagi oluline ka ju klassikutega nagu siis tutvuda ja õpetada ja näidata lastele seda muusika ajalugu, eks ju. Ma tean, et mingil hetkel lapse eas, no ma mäletan oma kooliajast, ei ole see üldse nii tore, ei jää üldse kõik meelde, et kuidas siis õpetajana õpilastele see huvitavaks teha, et neil seda nagu, mis Mozart, mida veel, eks ju. Kuidas õpetajana siis seda teha neile huvitavaks, et neil see isu kasvaks teada saada? No vot seda ma nüüd ei tea, et kas ma olen suutnud selle huvitavaks teha, et ma olen küll mõnedelt inimestelt küll aru saanud, et need tunnid on olnud huvitavad. Aga ma arvan, et see võtmesõna on see, et minu enda jaoks on see hästi huvitav. Ja eks ma siis proovin, inimesed on ju erinevad, vanused on erinevad. Ma kuidagi olen proovinud oma muusikatunnid niimoodi üles ehitada, et seal oleks igasugusele inimesele midagi, et natuke saaks pilli mängida, natuke saaks laulda, natuke räägime muusikaajalugu, eks ju, natukene teeme rühmatöösid, siis me käime, olen üritanud vähemalt siiamaani käia kontsertidel, nüüd ma küll vahetasin töökohta ja siis sealt tundub esialgu utoopiline õpilastega kontserdil tulla, aga võib-olla mõtlen välja, kuidas seda saab teha. Ehk siis, et erinevat sorti õpilastes nagu tekitada ikkagi selle muusika vastu kuidagi huvi. Et kõik tegevused ei peagi kõigile meeldima, aga et mingisuguse nurga alt äkki on võimalik iga ühele läheneda. See on tõesti väga kihvt mõte, et peab nagu lihtsalt leidma selle konkreetse lapse nagu huvipunkti ülesse. Ja kui see huvipunkt on leitud, siis on teda väga lihtne kaasata. Ma loodan, et peab tegema siis mingisuguse laiema tagasiside uuringu, et kuidas mul läinud on.
ega õpetajana võib-olla seda niimoodi tagasi ei mõtlegi. Ma arvan, et võib-olla õpilased aastate pärast, kui on mõned vilistlaste kokkutulekud näiteks ütlevad, et see oli tegelikult jumala äge, mis te tegite, eks ju. Aga siin 1-2 aastat või kooli ajal või 1-2 aastat peale lõpetamist mitte keegi ei tule ütlema, et see oli tegelikult jumalast äge tund, on ju. Et eestlased on ja vähe kitsid vist vahetevahel nende tagasisideede andmisega, kui nad on nagu positiivsed. Ei eks ma ikka saan, minu jaoks see tagasiside on need näod, mis tunnis otsa vaatavad, et kui nagu väga suurt tülpimust seal ei ole, et nagu inimesed kaasatud on, et siis nagu on minu arust nagu ikka positiivne märk. Aga jah, kõigi eest muidugi ei julge anda pead, et kindlasti on neid, kellele üldse ei meeldi ja see on ka okei, ma arvan. Ja huvid on erinevad lihtsalt, paratamatult. Aga siis, kui nüüd vaadata korraks otsa muusikatunnile, siis kolmapäeval, kui see saade on ka kuuldaval, eks ju, siis milline on muusikatunni ülesehitus? Et kuidas see nagu välja näeb, et lähed tundi ja mis siis seal toimuma hakkab? See sõltub ikka vanusest. Et siis 1-4 on ikkagi väga palju sellist võjulemist ja sebimist ja tegevuste vahetamist ja läbi just nimelt, et see viisipidamine tuleb, mina olen suur Joolemi fänn, elu on õpetanud seda, et niimoodi hakkavad tegelikult lapsed kõige kiiremini viisi pidama ja sellepärast hästi palju nende astmetega ja käemärkidega ka jändame ja praegu nüüd uues koolis tundub, et nad tulevad ilusasti minuga kaasa ja kuidagi nagu mõned klassid ikka väga-väga juba ilusasti laulavad. Et selles mõttes see on jah rohkem selline mänguline tegevus, aga kõige raskem on minu jaoks see 5-6 klass võib olla, kus siis jääb üks muusikatund nädalas ainult ja siis kuidagi nad ei ole enam väikesed ja siis nad ei ole ka veel sellised, kellele saab mõistuspäraselt läheneda, et see periood praegu nagu tundub vähemalt, et tuleb lihtsalt üle elada siis natuke vanemalt, siis saab jälle teiste trikkidega nagu kaasatud rohkem nagu neid panna ise võib-olla midagi uurima ja midagi kindlasti tuleb ka väga huvitavat rääkida ja näidata, sest nad ise ei jõua tegelikult selliste muusikastiilide või näideteni, et nad ikkagi kuulavad täiesti midagi muud. Ja minu arust tänapäeva koolis tuleb veel juurde see asi ka, et kui ma laulan või kui ma kuulan pala, et see kuulamine, see aitab keskenduda ja see keskendumise harjutamine on nagu veel omaette saanud nagu eesmärgiks, et kuidas mu tähelepanu ikkagi püsib selle 3 või 4 minutit, et ta püsib ühe asja juures, et neid eesmärke jah, tunnil on tulnud justkui juurde. Ja väga äge, et sa sellest rääkima hakkasid, sest et see oligi mu järgmine küsimus, et te olete õpetajana olnud päris pikalt, et kui suur see vahe siis on aastad tagasi ja siis tänapäeval, et ikkagi on vahed, et see keskendumine nagu nõuab rohkem tähelepanu? Kuna ma olen ju 2014 kuni nüüd selle sügiseni töötasin ainult gümnaasiumiõpilastega ja nüüd siis nägin uuesti üle hulka aja siis neid 1. kuni 9. Et siis on ikkagi päris suur erinevus, aga mis on tore, on see, et muusikaga ikkagi jätkuvalt on võimalik inimesi köita, et see ei ole kuhugi kadunud, et lihtsalt päris palju rohkem on igasuguseid erivajadusi ja on erinev, aga kõige tähtsam on see, et nagu ikkagi sellel tunnil on jätkuvalt minu arust õppekavas päris suur roll. Igatepidi inimese jaoks ta annab tegelikult väga paljusid erinevaid asju. See kuulamine, keskendumine, koordinatsioon, eks liikumisharjumused on lastel väiksemad. Et ma saan natukene kuidagi selle laulmisega koos ka
oma keha panna teistmoodi liigutama. Kui ma saan pilli mängida, see on jälle tegelikult koordinatsioon, see jälle kaasatus, see on kuidagi ühe tegevuse sees ma olen. Ma ei saa, on ju, klikkida järgmisele lehele, kui ma laulan, mul laulul on 3 salmi, on ju, siis ma pean need 3 salmi olema ju mõttega seal juures, on ju, ma ei saa vahepeal klõpsida sõrmega, pühkida paremale või vasakule, et võtame nüüd järgmise jupi. Et võt sellised on need tänapäeva erinevused minu jaoks, aga mul on veel palju kindlasti avastada ka. Ma polnud selle peale kunagi niipidi mõelnud, et lapsel see sama muusikatund, see laulu selgeks õppimine, et see tegelikult nõuabki seda hetkes olemist ja keskendumist. Et tõid nii õige asja välja, et ei saa edasi minna, vaid sa pead seal ära tegema. See on päris põnev väljakutse õpetajale kindlasti. Ja sellepärast ka tegelikult see koorilaul on praegu tänapäeval hästi oluline üldse. Et ta hoiab sind selles ajahetkes. Ma ei saa nagu kuskile oma mõttega või kuhugi klikkida ära, kui ma olen teistega koos mingisuguses sellises meeldivas tegevuses haaratud. Et see annab nagu psüühikale hästi palju. Ja see ei ole enam ainult üldse mitte laste teema. Kui me vaatame ka täiskasvanuid, siis ikka telefon ju käib ja scrollib kogu aeg, on ju. Et selles mõttes mulle tundub, et sa tõid väga kihvti teraapilise võimaluse praegu välja. Juba ennetate seda probleemi, vaimse tervise probleemi sellega, kui sa juba tuledki sellest keskkonnast välja ja teed hoopis midagi muud ja sihipäraselt ja koos teistega ja see sotsialiseerumine, on ju. Need on nii olulised asjad seal juures. Aga nüüd rääkides siis koorist veel, kui on keegi huviline, kes ka mõtleb, et oi, tegelikult tundub, et see võiks päris kihvt olla. et mismoodi siis püüapäeva koori üldse saab, et teil on segakoor on ju, vanuselisi piiranguid ei ole, nagu ma aru sain, selles mõttes nagu siis täiskasvanu eas ikkagi, eks ju. Et mismoodi siis need katsed või kuidas teil see käib? Siis tuleb ühendust võtta ja midagi tuleks ikkagi ette laulda. Et aru saada, et kas on kõrgema või madalama häälega tegemist ja niimoodi ta käibki, et päris vist nii jah ei saa, et lihtsalt tuled kellaajaks kuskile kohale ja siis istud suvalisse pinki ja et koorijuhil peab ikkagi pilt olema, nagu missuguste häältega tegemist on. Aga kas enne niimoodi võib tulla nagu vähemalt vaatama, kuidas selle koori nii-öelda see olemine on või peab kohe tulema nagu hääleproovi tegema? Ikka võib tulla vaatama. Ja siis peaks ikkagi kontakti võtma ikkagi. Aga kontakti peab enne võtma, just, ja. Aga kuidas käib siis nii-öelda hääleproovi tegemine, et kas on, panedki joole? Ooperi aaria tuleb ette valmistada. see kõla hästi, juba ei kutsu, aga tegelikult. Ei, no eks siis ikkagi hääleharjutusi tuleb teha ja siis saab nendega minna kõrgemale ja madalama ja siis vaatate, kus need piirid tulevad vastu, et kui kõrgele ja madalale läheb ja kust mugavam ja kust paremini kõlab. Ja. Aga kui ma veel päris hästi ei tea, kas ma nagu olen koorimaterjal, et kas sa siis julgustad ka ikkagi tulema ja proovima? Aga kui ma tahan nagu selles mõttes? Ja ma arvan, et siis peaks nagu vaatama, et võib-olla peab mingi hetk nagu tegelikult natuke, nagu inimene on tõesti nagu hädas, eks ju. Et siis võib-olla on vaja natukene lihtsalt eraldi ka proovida ja kuskilt otsa peale aidata, et ma ei oska nagu niimoodi konkreetselt öelda ju, seda peab vaatama inimese pealt. Sest meil on nagu selline koor, kes on välja kasvanud, eks ju, nad on juba tegelikult aastaid koos laulnud, on ju, erinevatel, tähendab mitte nüüd koos, aga nad on olnud nagu minu kooris enamus nendest varem, on ju. Ja siis on niimoodi, et tegelikult kõikide hääled on juba mulle juba olnud ammu nagu tuttavad, on ju. Ja siis ei ole nagu väga palju olnud nagu seda, et meil on nagu tulnud täitsa tundmatud, keda ma ennem ei tunne, neid inimesi. Aga mõned üksikud on, et selles mõttes mul ei ole veel sellist välja kujunenud sellist meetodit, et kuidas siis see töö võiks käia, aga kindlasti ei maksa peljata, vaid tulla nagu proovima, vaatama ja siis me saame siis koos mõelda, et kus hääles ja mida ja kus oleks nagu mõttekas proovida ja Tuleta korra meelde ka palun, kuidas need proovipäevad olid, et need olidki moodi, nagu ma arusan, kord pikema perioodi peale? Need on korra kuus on meil olnud. No nüüd enne kontserti me oleme käinud sagedamini koos, sellepärast, et see on väga-väga suur projekt olnud.
aga siis muidu jah, kord kuus me siis laulame 10-5, kas laupäeval või pühapäeval, meil on teine dirigent ka, Evelin May. Et siis kuidas meil Evelin May'ga need vabad päevad siis kattuvad, et siis päris raske on neid klapitada, aga siis jah, et igal juhul on ta nädalavahetuse päev ja 10-5 lõunapausiga. Lõunapaus ka, alati siis sõpruskond siis kuhugi suundub koos sööma ja et õhtul lähevad siis koos pittu veel ja siis on ikka täiega see nädalavahetus ära kasutatud. Et ikka ühine hingamine on päris suur selles mõttes. Ja, ei kollektiiv on väga äge ja korijuhatus on väga äge, hästi tegus ja... Aga rääkides nüüd veel kontsertist, siis Ilus maa on kontserti nimi, eks ju. Piletid, nagu ma aru saan, on saadaval ja kuna kella 3 juba on minu teada välja müüdud, et siis Raeküla Vanakooli keskuses, et siis kella 6-le on piletid veel. Võiks ikkagi juba pigem kiiremalt reageerida, et nagu kohe pigem ära võtta, kui et viimasel päeval. Jah, võtta ma ei oska nüüd publiku käitumist ka väga hinnata, aga kui on soov, et ma kindlasti pääsen sisse, me ei saa sinna panna tõesti lõputult toole, et saali mahuks võib-olla rohkem, aga kuna on tegemist bändiga ja see mass seal ees juhatada on hästi suur, siis minul peab olema kooris teatud distants. Ja publikul ka ei ole mõnus, kui ei ole võimalik ju kuulata, kui sa istud ninaga vastu bändi või koori. Et peab olema väike siuke vahemaa, et siis lihtsalt ei ole võimalik sinna pressida nagu väga palju rahvast. Et kui isegi tundub, et näed, siin meil on ruumi, siis see tegelikult ei ole nagu kuulaja sõbralik ruum enam, et see... Selles mõttes maksaks võib-olla siis eelmüügist küsida endale pilet, siis kui tahad olla kindel, et mahud. Aga nüüd rääkides siis sellest enda pingest nii-öelda, see on ikkagi päris suur amps ja kõige paremas mõttes nagu suur selline vastutus, eks ju. Kuidas praegu siis nagu dirigentidel tunne on? No tegelikult ma olen ikkagi põnevil. Muidugi on väike närv, peabki olema ju närv, võib-olla see läheb veel suureks on ju, kui on pühapäeva hommik juba. Aga praegu on selline paras väike ja tegelikult on hästi äge see projekt ja kuidagi kogu kollektiiv on kuidagi ootusärevuses ja mul meeldib see tunne. Aga kui on ikkagi selline projekt hästi õnnestunud, siis pahatihti ikkagi, või mis pahatihti, ikka tihti hakkab see isu kasvama. Et kas on ka juba mingisugused uued mõtted, ideed, mida võiks siis veel proovida? Praegu ei ole uutele ideedele küll otseselt jõudnud mõelda, et meil on olemas kevadine tegevuskava küll, mis me siis teeme, aga sügiseks juba selle Ilusa maaga tekkis siin üks võimalus, aga ma seda ei hakka võib-olla veel välja rääkima, sest kõik päris kindel veel ei ole, aga see on ka väga lahe. Et nagu üks asi kasvatab tegelikult teise võimaluse jälle välja, aga jah, et oleks nüüd peas juba mingisugune uus, et ikkagi tegelikult dirigendi mõte tegeleb selle asjaga, mis on nüüd praegu nagu lähemal, et ei ole võimalik mitut asja kahjuks hoida fookuses, et eks näis, kui kontsert läbi on, et kuidas siis, et võib-olla tekib juba kohe mingeid uusi mõtteid. No ilmselt on see ka mõistlik, et ei lähe niimoodi pea laiali otsa, et ikkagi on fookus paigas ja keskendumine ühele asjale on ju. Kujutage ette, et kuidas teistmoodi võimalik on. Aga kui pikalt on kontsert planeeritud, et kes siis plaanib tulla, et ta siis teaks arvestada? Ja, ma arvan, et ta võib olla natukene üle tunni, aga mitte palju. Et selline paras, minu arust paras. Et Ilus maa ise kestab 25 minutit ja siis on meil natukene muud kava ka veel juures. Aga koor nüüd, kui tuli see mõte, et võiks teha sellise ikkagi päris suure pingutuse. Kuidas koor selle idee vastu võttis või kuidas see läks nii-öelda? See idee esitlemine koorile. Ega keegi nüüd mingisuguste protestiloosungitega küll minu nina alla ma ei tulnud. Et ma ei tea, meil on siuke vastastikune usaldus, ma arvan. Et tegelikult on kõige tähtsam see, et ikkagi, ma arvan, igal kooril on nii, et dirigent ise peab olema vaimustunud sellest asjast, mida me hakkame tegema. Ja siis see vaimustus kandub ka üle koorile, enamasti minu arust.
ja noh, see õige tunne hakkas tulema siis, kui esimest korda oli bänd meil proovis, no siis juba tekkis, nagu ma nägin juba nendel nagu, nagu eriti sihuke äge emotsioon ja siis hakkasid juba mõtted liikuma, et oi, et me peaks turundama siin ja siis peaks turundama seal. Et vaikselt jah, nii. No mina olen nüüd saanud mõne koorilauljaga sellel teemal rääkida ja ausalt öeldes see sama õhinus, mis sinust välja paiskub, see on nendes ka, vähemalt ma pole kõigiga ju rääkinud, aga nende mõnega, kellega ma rääkinud olen, et nii, et kohe mulle, kui seda infot jagati, et oi, et selline üliäge asi tuleb, siis see inimene oli juba silmad särasid peas, eks ju. Siis teadupoolest Tiina... Meil ongi säravate silmadega koor, tule vaatama. Järelikult on selles asi. Ja siis samamoodi kui Tiina ja Vesse, kes siin samas Huubis toimetavad, on ka ju koori liikmed, eks ju. Omaette muigasid, et nad töötavad koos ja siis veel nädalavahetusel laulavad ka koos, eks ju. Ja ka nendest oli tunda sellist heas mõttes aukartust, aga teisipidi ka sellist nagu, issand kui äge, see on nii suur projekt. Et kui palju üldse kooridel tavaliselt selliseid projekte nagu on, et see on, mul tundub nagu mega suur asi, mis te praegu teete? Need koorid on ju erinevad. Minu arust Pärnu kammerkooril on väga palju erinevaid projekte kogu aeg käsil, et väljaspoolt tundub väga põnev see nende elu, et ja samamoodi on ju Aetvilli naiskoor, nendel on ka kogu aeg erinevad koostööprojektid, et minu arust tänapäeval kuidagi, kui dirigent jaksab ja tahab ja tal on ideid ja siis ta leiab kindlasti ka sellised inimesed enda koori, kes kaasa tulevad nende asjadega, et siis saabki lahedaid asju ette võtta, et ma küll ei arva, et me nüüd mingi ainukene selline koor oleme. Jah. Aga rääkides koorilaulu populaarsusest, et võib-olla on jäänud nagu mulje, et ei tea, tänapäeval võib-olla inimesed ei kipu enam koori, on ju, samas kui me vaatame seda, mis toimub laulupeol, no siis vist ikka kipuvad küll. Et kuidas sinule dirigendina see tunnetus on, et kuidas on inimeste suhestumine koorilaulu nagu ajaga muutunud või on see äkki täpselt sama isegi? Ma olen aru saanud, et meeskooridega on tõesti probleem. Et meeskoorides on väga raske leida lauljaid ja nad seal ise ütlevad, et meeskoor on üks väljasurev liik. Selles mõttes hästi kiiduväärt on see töö, mis Marika Pärk ja Evelin Mei teevad seal kunstide koolis, et nendest väikestest poistest siis järjest proovivad kasvatada ja kohe, kui võimalik on liita siis Lüüdiki meeskooriga, et tuleks nagu värsket verd juurde. Aga muidu on ikkagi minu arust see laulupidu selline käivitav mootor on ju. Et siis laulupidu inspireerib inimesi kokku tulema, ikkagi rahvas tahab osaleda. Et ma arvan, et raske on praegu koolis väiksematega, ehk siis need mudilased ja lastekooriealised, sellepärast, et võrreldes mingite mitmekümne aastat taguste aegadega on lihtsalt lastel niivõrd palju muid võimalusi huvitegevuseks. Ja siis võib-olla see koorilaul ei tundu nagu kõige lahedam asi, millega tegeleda. Et ja noh, selles mõttes see on nagu väga oluline, et oleks juba väiksena see kogemus, sest nagu sealt ju kasvavad need suured lauljad välja. Et vaat ei tea, mis edaspidi saab, aga praegune olukord nagu Pärnu linnapildis minu arust on tore, et ma ei näe siin praegu kriisi. No siis hoiame pöidlad, et see nii jätkubki, et meil on edaspidi ikka tore ja võib-olla isegi kasvab populaarsusega, me ei tea. Jah, aga noh, selles mõttes, et kui nüüd kuulata üle Eesti dirigente, et siis tegelikult on hoopis selline probleem, et kui lauljaid veel oleks, siis ei ole enam kedagi koori ette panna. Et Lõuna-Eestis on väga suur kriis, et ei ole enam koorijuhi haridusega koorijuhte. Et on lihtsalt inimesed, kes võib-olla on nõus tegema koori, aga nad ei ole selle eriala inimesed. Et nemad on küll kurtnud, et on juba suur mure, aga Pärnus veel nii hull ei ole. Kuidas sina julgustad noori seda eriala valima? Õnneks on nüüd see koorijuhi palk olemas, eks ole.
abiks seegi. Ei noh, enne oli ju tõesti, siin oli ju väga suur diskussioon, et kas tõesti koorijuhi palk on see kommikarpelilled, eks ole, koorijuhi tänu. Et nüüd on mingid võimalused, kahjuks need võimalused igal pool ju ei toimi, aga kuna sellest on nii palju räägitud, et siis ikkagi on neid, kes koorijuhtidele tõesti ikka koorijuhi palka on nõus maksma. Seda probleemi ma ei oska nõu anda, et kui on lauljaid, siis lauljate endi seast võib-olla kasvab välja neid, kes tahaks proovida kätt ka koorijuhina, aga jah, see on keeruline, nagu üldse õpetajate teema. Aga mis ta õpetajale annab see koorijuhtimine, mis tunde see annab? On see selline tore ja ülev või on see selline, issand, jälle peab minema koori ette? No see on nüüd kindlasti õpetajad on väga erinevad. Ma ei tea, mina olen selline kummaline, et ma tegelikult ei ole kunagi ennast koorijuhina tundnud. Ma olen teinud seda tööd sellepärast, et igal koolil peaks ju üks koor olema, on ju. Ja siis kuidagi moodi nad on minust aru saanud, mida ma olen tahtnud seal koori ees vehkides teha ja millegipärast nad on nõus minuga olnud laulma, et ma tegelikult ennast nagu päris koorijuhiks ei julge nimetada, et ma olen lihtsalt koorijuht, on ju, mitte koorijuht. Et selles mõttes inimesi on erinevaid, aga kindlasti see sama koor Pühapäeva on üks nii äge seltskond, et mul on väga palju erinevaid tahke elus, millega ma tegelen, aga see on üks, mis täidab nagu niisugust sellist nurka, et mida ma mitte kuskilt mujalt ei saa. Et see võib täitsa vabalt olla selline nagu hinge ja vaimutoit kõige paremas mõttes. Tegelikult see on huvitav jah, et nagu kooriproov, see 10-5 võib tunduda ju päris karm ja lauljale võib-olla ta ongi vasitav, aga koorijuhile see energia, nagu see on energiavahetus ja mina nagu ei tunne proovi ajal, et ma väsiks. Muidugi pärast jah, on nagu väsimus, on ju, siis ma saan aru, et ma olen tegelikult ikka füüsiliselt olen nagu justkui väsinud. Aga see protsess ise on nagu hästi tore, et nagu, see mind küll ei väsita või ei tüüta. Sa oled väga-väga tagasihoidlik enda tegemistes, et selles mõttes, et hästi, ilmselt on see võib-olla eestlaslik, ma ei oska öelda, aga selles osas sa oled ikka väga suure töö teinud ja ma arvan, et sa oled väga hinnatud ja austatud koorijuhina, mitte koorijuhina, aga ka seda, eks ju. No võtta ka seda sisetunnet ei saa keegi nagu muuta, et mul ei ole sellist ambitsiooni, et ma pean saama laulupeol dirigeerida puldis. Ei, see on hirmus minu jaoks oleks selline asi, et kuidagi see töö on just selline, et kui on need inimesed, kellega on nagu hea kontakt, siis on seda tore teha ja kui on need inimesed, siis meil peab olema mingi väljund, siis ma pean ju minema sinna ette vehkima, kui meil see kontsert on, aga see ei ole nagu eesmärk oma ette, see ei ole minu ambitsioon. Ma ütlen, ma olen see protsessi nautiv inimene tegelikult ja lihtsalt need kontserdid on osa sellest protsessist, sest muidu see protsess vajuks ära, keegi ei viitsiks käia ainult proovides ju, et kui meil ei ole väljundit. No väga ilus väljund on pühapäeval, et tasub siis kohale tulla ja kes tahab sellest osa saada, et siis saab ka lisainformatsiooni vaadata Pühapäeva Facebooki lehelt. Võtame sellega kokku suur aitäh, Kadri, mõnusad ikkagi kõrget lendu, et oleks jätkuvalt sära silmis ja palju toredaid lauljaid. Suur aitäh kutsumast!